Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Käes on 6. november, käes on neljapäev, oleme siis Jaapani ralli eelõhtul. Täna räägime Ott Tänaku lepingusaadast, räägime loomulikult Jaapani etapist ja räägime natuke üleüldse rallist ja tulevikust. Enne seda loomulikult tervist. Ütlema kuulajatele, ütlen minu vastas olevale Roland Poomile, kuidas sul elu läheb. Tervist. Elu läheb ikka hästi, nagu alati, ja tore on seda saadet teha siin stuudios. Vahelduseks tore on siin ka näha ja toru otsas meil Kaspar Ruus. Kaspar Ruus on meil siis seal Toyota linnas koha peal. Kaspar Ruus siis vahendab kõiki neid põnevaid jutte enne. Kui jõuame päris teemade juurde, siis ma küsin Kaspar Ruus, palju unetunde siis kogu selle reisimise järel on olnud, kui hästi sa selle ajavahega sinusugune karune Tartu mees ikkagi saanud on? Konnichiwa. Tead, see reis on üllatavalt raske olnud. Et kui ma septembris käisin, siis tegelikult päris kohe sattusin nagu õigesse ajarütmi, aga nüüd ma olen 3 ööga maganud 10 tundi. Nendest viimasel ööl tulid 2. Nii et... Tere tulemast vanad inimeste keskeeliste sekki. No mina Poom, vaata, lõpuks ometi ka Ruus, vaata, on seal kohal. Ma ei tea, millest sa räägid, ma ei tunne ennast veel vanana. Aga räägime, ma arvan, kuulajad ei taha teada, kuidas Kaspar Ruusi magab, vaid tahavad teada natukene, mis toimub seal ikkagi Hyundai meeskonnas. Kaspar Ruus, et sa ise ei pea tsiteerima, ma teen kiirelt 2 tsitaati sinu lugudest. Esimene videointervjust ütles Ott Tänak, et kuulujutt on palju, see käibki asja juurde, et see on osa spordist. Et kui meeskond on valmis, siis öeldakse ka otsus välja. Me enam-vähem teame, mida teeme, nüüd on tiimi otsustada, millal teadane tuleb. Küsimus oli siis loomulikult selle kohta, kas Ott Tänakul on leping. Ja siis loen sinu ilusate sõrmede alt tulnud lugu, kus Hyundai spordidirektor Andrew Wheatley ütles, läbirääkimised on alles käimas, me peame täpselt aru saama, mis olukord on, töö käib ja Otiga on väljakutse. Meie perspektiivis pole asi nii väga selles, mida meie tiimis teeme, vaid kuidas Ott üldse rallivälisele elule vaatab. Et ise saate aru, et reisimist on palju, käite testilt testile, et sõitjad vajavad võita olla pühendunud, see on puhtalt Oti otsus. Me tahame väga, et ta jätkaks, aga see on tema otsus. Kas ma olen loll või enam vastandlikum ei saa olla? Üks sõitja ütleb, tiim annab teada, otsus on tehtud ja siis tiim ütleb, et me alles ootame otsust. Kaspar Ruus aita nüüd, tead, nagu ütlevad Eesti suuremad sellised mõtlejad ja filosoofid siis nagu Karli Taukarid, segased lood. Need on segased lood. Ja just see Wheatley intervju oligi see, mis tegi nagu segaseks, et siin Tänaku jutust ja olekust ja kõigest jäi nagu enam mulje, et tuleb lihtsalt oodata, millal Hyundai välja ikab. Seesama mulje jäi ka teistel ajakirjanikel, aga see Wheatley intervju segas nagu omajagu vett, et sealt ei saanudki nüüd aru, et kas jätkab Hyundais või mis ta üldse teeb. Et asjad on segased. See Tänaku tulevik, ütleme, täna on kolleegidega olnud peamine teema number 1. Jah, laias lastus ainus jutu teema. Ja mida välja lugeda ei teagi. Ütleme, päeva lõpuks siin ju Jaan on ise ka saadetes korduvalt rääkinud, et Silli Siisvene hääl ju kõik räägivad oma juttu ja lõpuks võib-olla kõik vastupidi. Aga sina, Kaspar Ruus, sa oled selline noor ralli ajakirjanik ja mõned aastad seal keskkonnas olnud. Seal on ju mehi, kes on käinud seal 10 aastaid. Nendel ju võiks ju olla mingi tunnetus, mis see seis on. Et ma saan aru, et seal vist äkki soomlastele või inglastel või kellelegi Tänak nagu ütles, et jah, ta sõidab kindlasti järgmine hooaeg. Midagi sarnast, eks ole. Et see asi just ju laualt maas, et ta ei sõida. Et ta karjääri lõpeta. Et ma ütlen, sealt tuleb veel 3, eks ole, selline story, et ja siis kuskil on see Apite puuli jutt, eks ole, mingist ajast, natuke varasemast ajast, et nad proovivad veenda Ott Tänakut neil jätkama, laias lastus oli see, et igalt poolt tuleb selline, ütleme, 90 kraadi erinev jutt.
ma natuke klaarin ära ka selle, ma siin juba pidin kohendama Kendori artiklit. Oi, Kendor, klassik. Tegelikult siin ei ole mitte ühtegi Kendori või seda Soome ajakirjanikku, et need on nagu tõlkelood ja no sealt tekib ju tead küll omakorda see, et inglise keeles soome keelde, me tõlgime soome keelt eesti keelde ja see. Aga jah, see lause, mis ta Dirtfishil ütles, oli siis küsimus, et kas võime olla kindlad, et jätkab Hyundai's. Ja vastus oli, mis oligi, et selleks ja teada on jah, eks jääme ootama. Et see oli see konkreetne olukord, aga siin on väga kogenud ajakirjanik, sama üks prantslane, see britt ja täiesti 50-50 tunnetud. Kas jätkab ja noh, ütleme, kui jätkab, siis tundub Hyundai, et ütleme see variant, et Tänak peaks Toyotasse minema, ausalt öeldes sellesse vähemalt meedias siit väga keegi ei panusta. Mina just mõtlesin, et see, mina ei loen seda, et meeskond annab teada ja Hyundai ütleb, no me alles ootame Tänak otsast, mina just mõtlesin avala mehena, et no nii, Tänak öelnud, mis meeskond annab teada, et äkki. Tuletame meelde aasta 2019 lõpp või mis ta oli, kus siis ikkagi täiesti pauguna tuli see, et Hyundai'sse liigutakse, nii et ma arvan, et kõik on jätkult laual ja 50-50 ongi reaalne, et nii kaua, kui meile öeldud midagi pole, siis ega me siit rohkem ka välja ei loe. Okei, ma ütlen siis ühe asja, mida ma nüüd julgen öelda. Toyota variant selgub esmaspäeval, seda ma julgen öelda. Neil on vist esmaspäeval on nüüd konverents. Konverents, jah. Aga no, oleme ausad, ega see Toyota liialt loogiliselt ei kõla. Teeme sellise uitmõtte. Roland, ma teen sulle ise, sul meeldib rohkem spekuleerida. Me teame, Ott Tänak on üks hea sõber rallimaailmas. Ja kes on ta selline vanem härrasmees, kes ka nagu sõidab, toob tiimile punkte, aga ta tahab ka perena koos olla. Noh, selles mõttes, et on ka tiitleid võidu sõidetud. Mõtlen siis Sebastian Ogied. Kas see asi, et kui ma loen välja, et just küll küsimus on selles, et Ott Tänak on just see, et tahaks nagu rohkem perena olla, ütles Wheatley. Mina lugesin sellest välja, et kas me selle ripsutame täitsa variandina maha, et Ott võib-olla teebki ka pooliku hooaja, et see on see asi, mida me ootame. Või see, et kõlab liialt, pluss, eks ole, meil on üks noor soomlane teinud sarnast lüket, et arvestades see on selline kaude, eks ole, trendi moodi asi vaikselt, siis ei ole ju maailma kõige lollim teooria, mis võib juhtuda. Ja ütleme, Toyota ju tegelikult, kui tuli välja siis Roampere uudis, et ta liigub ära WRC sarjas, siis oli ka üks põhjuseid siis see, et Toyota ütles, et nad tahavad ainult täishooaega, et kui tahad poolikut, siis sisuliselt pigem ei jätkaks, et me tahame sõitjat, kes teeb täishooaega. Et selle pealt arvata, et kas Toyota tahab võtta järgmist sõitjat pooliku hooaega, siis ma arvan, et pigem vastus on ei. Aga Plus Hyundai on ju hädasti vajab ja tahab meeskondlikku tiitlit ja ma arvan, nad ei tahaks ka sellist varianti. Ja ma arvan, et ma arvan, et täna on tegelikult Hyundai valmis sisuliselt neid numbreid päris palju ilusamaks lepingus kirjutama, sest ilma Otita ei ole neil mitte midagi järgmine aasta teha. Kõik, mida on öeldud siin, et järgmine aasta me lähme tiitli peale sõitma, siis seda ei ole võimalik ilma Otita teha, nii et ma arvan, et hetkel Ott on lihtsalt üliheas positsioonis, kus palga läbi rääkimisi teha ja siit võtab endale sellise numbri välja, mida võib-olla keegi teine pole näinudki. Jah, mina ütlen ausalt, mulle ei käi ikkagi see mulje, et on nagu, ongi, sisuliselt on kontsud alla panemata, et peab summa muutuma õigeks ja tuleb Kralderi. Mina saan aru, et see vist on kõige loogilisem. Ja mis sa, Ruus, arvad, et kas me saame see nädalavahetus targemaks ka või pigem on see ikkagi signaal, kui üldse on antud signaal, oli see, et las see lepingujutud jäävad, et need on räägitud ja see nädalavahetus räägime ainult rallist. Et seda on ka raske ennustada. Mis siin on tulnud ju küll pühapäeva õhtul, siis kui ralli on läbi kõik koduteel, et siis on tulnud teated, et äkki tuleb siis, see tõmbab ka natuke Toyota esmaspäevast ju tähelepanu teoorias eemale veidi, aga kurat seda teab.
no kindlasti tunduks loogiline, et enne Saudi Araabiat on ikka selge, et kes see hooaja viimase rallil ikka tahab nagu nii palju võib-olla ebamugavatele küsimustele vastata olukorras, kus võib-olla teada, aga ei tohi öelda ja kõik see, et ma ei tea, no tundub, et see võiks olla äkki nädala-2 teema, aga see on puhtalt minu tunnetus. Mis seal veel põnevat Jaapanis siis, mis ei ole veel ilmunud või noh, mis ei ilmuni, sest et ei ole kirjutamisväärne? Mis siis veel põnevat üldse Jaapanis selle väheste päevadega, väheste tundidega teada oled saanud, et on seal, et kas seal on ainult Tänaku jutud või kas seda natuke seda pikema tuleviku teemat ka nagu lahatakse, see rallisarja 2027 muresid või see, need asjad hetkel on laualt maas ja pigem on see tiitliheitlus 2025? Praegu selle rallil seni on olnud jah, kas tiitliheitlus, kuigi vähe, ikka põhiline on ikka olnud sõitjate turg ja Tänak. Et alles eelmisel rallil oli see FIA ümarlaud, et nad iga ralli seda ei tee. Pean väga ebatõenäoliseks, et nad nüüd Jaapanis teevad, nii et ma kahtlustan, et sel rallil liiga palju, ütleme, 27 regulatsioone ei saa selgemaks. Noh, midagi võib tulla, aga ma arvan, et see ei ole siin põhifookus, et jah, mis sa veel küsisid? Ei küsinud midagi, ma küsisin, mis seal räägid. No ma ütlen, et Tänab, mis ta siin ütles ka, et see ole vist kuskil sinu intervjuus mujal, et sa oled, noh, produsi jutt oli see, et suuresti see ralli on 2026 masina arendamine, see oli väga suur parafraseering. Noh, ma ütleme nii, et kui Tänak ei jätkaks Hyundais, siis ma arvan, ta ei räägiks, et ma arendan siin järgmise aasta masinat, siis see pole ju tema huvides, et no ma ütlen, Reit ikka vihjab sellele, et ta jätkab, et lihtsalt tundub, et lihtsalt väike kommunikatsiooni nihe, pole inimesed ei leppinud kokku, et seni, kuni me läbi räägime, et mis me siin kokku lepime, mida me avalikkusele ütleme, et noh, selles mõttes, et avalikkusele noh, Rasparuusi surustele ajakirjanikele sa võid öelda mida iganes, selles mõttes, et noh, et tavaliselt vist ikka lepitakse kokku, et me ütleme sellist asja, et läbi rääkimiste oleme sellises faasis ja bla bla bla, eks ole. No mõttemängud ka asja juurde, muidu ei saa ju pealkirju ja intriigi. Õige, selles plaanis kiidame Hyundai on alati selles osavalt, et intriigi asja tekitada. Aga sellega ma olen ka nõus, seda ma mõtlesin ise ka, et see sama uueks aastaks info kogumine, et see nagu vihjab ka jätkamisele. Ja mis see sama uueks aastaks info kogumist puudutab, siis Neville oli täna päris huvitav kuulata, et tavaliselt on nagu, noh, ütleme, ralli eel on siiski pigem nagu optimistlikum jutt, et tuleb keeruline, aga noh, püüame ja äkki tuleb midagi, aga Neville oli ikka väga tuimalt. Küsisime otse, et kas sa seal rallil nagu tulemust ka näed või? Ei, 0 varianti. No? Et päris siukest intervjuud nagu ralli eel mul ka niimoodi austades kohe meenugi. Aita siis mulle, vaatame hästi kiirelt, teeme sinuga sellised, vaatame üldisemalt otsa sellele rallile, siis ma lasen sul marama, sa oled ikka väga sellise, no ma arvan, et mina homme ja ülehomme ja üle-ülehomme hommikul on sarnase häälega, seda on tunda Ruus, et sa seal ära marrand ei ole, et su hääles selline mõnus mõmmikaru, selline just urust välja tulnud vaib on peal. Kas sa näed üldse võimalust, et Toyota ei võida Jaapanis? Rääkides, eks ole, sellest etapist kui sellisest, mis meil all on võrdlusastmed? Meil võrdlusaste on võib-olla meie tänased asfaldirallid, võib-olla siin võib, eks ole, mõni spetsialist nagu Poom ümber lükata, aga pigem, eks ole, see Jaapan on kurv ja siis on kurv. Natuke meenutab ühte Kanaaridel toimunud MM-etappi, kus Toyotad olid üle. Et ükski asi vist hetkel vihja sellele, et Hyundai peaks olema konkurentsis või mis, Kaspar? Mul on suhteliselt sama tunnetus, et ma arvan, et kui Tänak, kui ta saab nii-öelda asjad jooksma, siis poodiumimäng võib vabalt olla, Kesk-Euroopas oli ju ka 3. pühapäeva veel teine, aga samas ta ütles ka ise testiga järel, et tegelikult tundus seis veidi keeruline Jaapanis. On keeruline seis? Toyota on. No vaat, mul on tunne, et me peame Kaspar Ruus lihtsalt nii retsilt hartib nüüdseks, et ma arvan, see on võib-olla paras aeg. Ma ei tea, kas Kaspar, sa üldse kuuleb meid või läks sul net ära või mis juhtus? Hallo?
mina kuulen väga hästi. Meie sind enam ei kuule. Siis on paras aeg lõpetama hakata. Ma arvan, et Kaspar Ruus, kui sa ei viitsi meiega rääkida, siis võid öelda, et sa pead minema, mitte seda vaata seal meelega teha, et justkui hakid saata, saime su trikist aru küll. Aga kuna sa niimoodi hakid, siis ma arvan, et seda ei ole võtta kuulajatele lasta su selliseid ühesõnalisi asju, sest nad on nii keeris aru. Aga toome jälle, mis seal ikka, et sinu masterplaan on siis magada ja sealt koha pealt aidata Eidot plodimisel natukene, ma saan aru. No võt, vaikus. No vaikus selge. Sain aru, et ei ole plaan aidata. Okei, kuule, tšau, mis seal ikka, et läks seekord nii see lõpp, aga ei ole hullu. Kas sa tahad, ma annan sulle Ronald Baum variandid, kas sa tahad rääkida kõigepealt sellest rallist või sa tahad natuke rääkida 2027 aastast? Võime siis kiiresti, kui me juba siis üldist mula ajame, räägime siis 27 mula me räägime süvaanalüüsi. Süvaanalüüs, lähme. Hyundai on öelnud, et uut autot ei ehita, vaid ralli katsbaasil, aga see vist on nüüd otsides häid märke. Siis seal on uus tegevdirektor, härra Sebastian Metz ja inseneri osad on juht Massimo Carreiro, kes on ta ralliga seotud olnud. Loeme sealt häid toone välja, eks ole? Jaa, absoluutselt. Teine asi, mida välja lugeda, on ikkagi see, et kui Ott Tänak sõlmib Hyundaiga lepingu, siis tõenäoliselt on see 9 aastaks. Kui see peaks olema pikemaks kui 9 aastaks, siis Ott ei ole nõus minema Hyundai Rally 2-ga sõitma. Ma olen selles veendunud. Nii et miks see nii, tee, see on võib-olla hea, see on see peamine asi, mis on siin, et igalt poolt on siin juttu selliselt inimestelt, et kui tulevad need 2027, siis kõik need vanad mehed ütlevad, Neuvilli, Dogier, Tänakud, kõik ütlevad nägemist, et me sellist jama ei viitsi teha, et aitab. Tee nüüd selgeks, miks see nii hull on, ma ei tea, ralli 2-st ralli 4 istuda siis sinu puhul, miks see nii mõeldamatu on, et sa tööna lähed natuke kehvemasse autosse, miks see nagu vaimselt nii suur plott on? Ma ei tea, ma arvan, et nagu asi ei olegi selles, aga pigem asi on selles, et kui sa oled teinud seda asja, ma ei tea, 10-20 aastat, siis vaata, ütles ka Kalle Roompere kaardilugeja, et kui temal ralli ühes kohta ei ole või kõrgemas klassis kaardilugejana, siis ta ei viitsigi sõita, siis ta ei lähe sinna allapoole ka. Et ma ei tea, seda nagu keeruline natuke võib-olla, paneme mingisse perspektiivi, et sa oled siin elanud kuskil uusarenduskorteris ja nüüd elu muudatuste tõttu pead minema kuskile Mustamäe paneelikasse, siis sa ei taha seda väga teha. Isegi kui see on võib-olla paariks aastaks, see ei ole see meelistegevus ja kui nii võib-olla vanus on ka selline, et kas üldse peaks seda tegema, siis... Aga sa arvad, et see on nagu legit ongi, et see tundub, et ma ei tea, masinad sõidavad, tippkiirus on, ma ei tea, 10 kilomeetrit väiksem ja kurvides pidamist on 4% vähem ja... Asi ilmselt tippkiiruses tegelikult ei olegi, aga ei, ma selles mõttes, ma arvan, et Toyotal tuleb väga okei nii-öelda, mis on siis WRC 27 tänase nimega auto. Me peame siin mingi parema nime, WRC 27 idiootne nimi. Jah, siis uue generatsiooni auto, räägime nii, et Toyota ehitab selle valmis, see kindlasti tuleb väga hea, see pole küsimust ka. Et ma arvan, et kui meeskond ehitab uue auto valmis, siis ükski sõita ei peaks kartma, et me ei viitsi sellega sõita, see ei ole teema. Aga kui Hyundai ütleb, et nad tulevad oma ralli 2-ga, mis on modifitseeritud nii palju, et ta konkureeriks kuigi palju selle uue generatsiooni autoga, aga sisuliselt on ta tegelikult vana saan, siis usu mind, tõesti, ükski sõita ei viitsi mingi vana saaniga sõitma minna. Neil on ikkagi nagu sportlikud eesmärgid, mida ei ole võimalik selle autoga teostada. Aga ei ole, eks ole, Hyundai üksi oma selles seisus, sest et ma ütlen, et see vist oli Millen, kes ütles siin ralli vahepeal minu meelest, et ükskõik, kuidas me ei pingutaks, siis 2027. aasta alguseks on meil võimatu täiesti uut autot valmis saada. Et kui rallikatse autod on selleks ajaks WRC sarjas parmivad, mis meil võtta on, siis selline seis saab kesta ainult 1 aasta. Et laias laastus ütles seda, et kui me jõuame sinna 2027 ongi need ralli 2 seal, et mille pärast üldse need regulatsioonid vastu võeti. Ja see on hea küsimus. M-Sport ütleb ka 2027, istuge sisse ma mingi WRC 27 kontseptsioon. Me elu sees ei saa valmis seda aastaga. Ma ei saa nagu sellest aru, et teeme siis WRC 28, miks me 27 peame seda tegema? Ma ei saa aru. Andke siis aasta juurde, issand jumal. Täiesti, see on ulme segane on kodu see asi. Ja me ütlen, see on ju põhilaias laastus on juba aasta pärast, eks ole. Ja, aga tegelikult tähendab see seda, et
No viisakalt perses on, sest Toyotal on õige auto ja teised sõidad oma vanade roimadega. No mis seal ikka? Mis on nagu natuke tuunitud, see on selline, et mõni vend tuunib oma Sigulli järel paremaks, on ju, viskab sealt pigimatid välja. Aga ruinad on konkurentsivõimelised ühe kiired last olla. No kas nad on? No, ma ei saa seda uskuda, et üks tehase poolt ehitatud toruraamile, kõik jutud, värgid, särgid ja siis sul on Rally 2, mis on tavaline kereauto. Peaks siis olema kuidagi võrdväärne. Et pane seda ballasti palju tahad sinna uude generatsiooni, no ta ei saa olla võrdne kuidagi ka ajaliselt väga selle Rally 2-ga, mis siis on kuidagi moodi modifitseeritud. Ühesõnaga, mida ma tahan öelda, on see, et ma olen optimist ja ma arvan, et kõik see on täielik bullshit, mida räägitakse nii miljonäri poolt kui ka teiste poolt, kes siin seda juttu on Hyundai's rääkinud. Et ma ei saa seda lihtsalt uskuda. Ma tahan näha, kui Hyundai tuleb, M-spordil on suva, tal on neid sõiteid võtta nagu palju tahad, palka ka kellegile maksma ei pea. Aga kuidas tuleb Hyundai? Kuidas ta saab kellegi sõita üldse endale punti tuua? Kui ta ütleb, et me lähme oma Hyundai Rally 2-ga, kellega selle autoga pole aastaid keegi sõitnudki MM karussellis? Tee murelikuks, aga murelikud teemad jätame nüüd ära, seepärast, et lähme nüüd ikkagi Jaapani ralli suunas. Elfin Evans 247 punkti, Sebastian Ogier 234, Kalle Roomper 234, Ott Tänak 197. Need on siis 4 meest, kes võivad teoreetiliselt veel maailmameistriks tulla. Aga poldituna on Tänaku puhul teoreetiline sõna, sest see, et sisuliselt tema puhul on see võimalus 0,0001, ma ütleks, või midagi sellist, et seal peaks väga palju asju juhtuma. Ja Shakedown, kuna me täna teeme saadet nii, et Shakedown oli ära, aga samad atsed sõideti ametlikult, siis Shakedowni asju pole mõtet vaadata, selle asemel Heiki küsimus, et uus ralli algab, et kohe võib küsimusega, et alustame siis sellest, et miks see Shakedown üldse eksisteerib? Vana hea küsimus. Nagu te ise saate seda märkinud, et see tihti toimub see kohas ja teel, millel ei ole ralliga mingit seost. Et ei ole ajal kursis, miks selline asi üldse tekkis. On sul mingid... Ma ütlen ausalt, ma proovin ka modernselt sulle, lasin läbi, otsisin ise, ei leidnud, otsisin ka ChatGPT abil, et millal oli üldse, et esimest korda üldse kasutati sõna Shakedown asjade kohta ja laiastas tõestis käed üles, et ma ei läi tulluks ka, ma ikka ei hakanud peedistama seal. Aga... ei vastanud, et kurat küll, kas sa nii saamatu oled või? Ma ei hakanud tülli minema. Aga laiastastus ikkagi, et nii palju kui rallisarja sõidetud on, eks ole, nii kaua on see selline mingis vormis asi on seal olnud, et tõenäoliselt see enne seda, kui sõideti MM-rallisid oli, eks ole, et selline, et sa ikkagi teed viimased mis asjad sa teed, miks on olemas, selgita siis seda. Mina ütlen ajalooliselt, ChatGPT mulle otseselt ei osanud vastata, ütles, et see on peaaegu alati olnud. Jah, tõenäoliselt on ikkagi ajalooliselt kujunenud sedamoodi välja, et on nii-öelda olnud ikkagi testipäev. Sisuliselt, mida nüüd tehakse enne rallit, on ju meeskonnad teevad, et siis varasemalt on ta olnud lihtsalt testipäev, kui hakkas tekkima ka testipäevasid, see on mu arvamus loogiliselt ütles on ju, siis aga nii-öelda ametlik siis päev, kus sai sõita, on alati alles jäänud, ühel hetkel ta sai kvalifikatsiooniks, kui Motorsport seda viis edasi arenes, et ta oli kvalifikatsioon ja siis kahjuks mingitel põhjustel on ta lihtsalt jälle Shakedown. Aga tegelikult on ta selles mõttes ma saan aru, et ühesõnaga, kui mina lähen sinna sõitma, minu jaoks on vahet ei ole, kui ta isegi pole nagu katsetele vastav, siis ta annab väga palju kohalikus kohas sõitmine, sest ka Jaapani puhul keegi ei lähe Jaapanis testima, sellegi poolest mida iganes, saad korra Jaapani asfaldi peal sõita. Mul tekkis ka loll küsimus, millal oletame, et võtame Tänaku näite, et see sama masin, millele, eks ole, sa seda reket teed, eks ole, selle tänavasõidu autoga, et see ta selle autoga ju vahepeal nagu suures plaanis ei ole saanud kiirst sõita, eks ole. Jah. Rekke autoga? Ei, ma ütlen rekkel sõidetakse tavaautodega, aga selle oma selle võidustused autoga ta pole ju vahepeal saanud, eks ole, tegelikult kiirelt sõita. Ei ole, vahepeal testi olnud, jah. Nüüd tehti Saudi testi, aga seda tehti ka kuskil mujal. Ja tõenäoliselt teise autoga. Jah, just. Et laias astus on, ma eeldan, et see Shakedown on
selleks, et lihtsalt see masin või lihtsalt see tunnetus kätte saada, et kui sa põhimõtteliselt oled vahepeal polegi nagu sõitnud sellega ja siis sa pead kohe fine-tuning, vaatad, kas kõik töötab korraks, et selle asja, sisuliselt sa vaatad, et auto töötab. Me võime sellega minna sõitma. Aga jah, miks see on sellel jällegi head vastust, et ta peaks olema igal juhul kvall? Sa oled see kvalli pool muidugi. Sa ei olnud või? Mul pole vahet. Mul ka pole vahet. Mis ralli on ikka? Ma ütlen, et seni vaata see, siis kvali jutt tuleb siis vaata, kui mingi sõit on üle. Siis peaks peame siin, vaata Osee ajal, et me peame midagi tegema, et ei ole nii üle. Tuli selline hoo, et sul esimesed 3 on 13 punkti, siis vahet pole. Ei, seda küll, ei, mul on ka selles mõttes savi, aga lihtsalt nagu sportlikus mõttes nagu kvall tundub nagu mõistlik, aga millegi pärast ju, kas võeti Euroopakatelt ka kvall ära või ikkagi on alles? Praegu kuskilt käis jutt eelmine aasta läbi, ma päris ausalt ütlen, ma polegi ERC-d väga palju see aasta jälginud, nii et see selleks. Aga et erašeit on see mõttes, et me saame, ainus asi on see, et ta peaks need olud saama sarnast. Kuidas sul see lahendus meeldis, et Shakedowni esimene katsaid samad? Mõnes mõttes oli lihtsalt põnev. Mingil määral oli see, et hommikul vaatad, et esimene WRC katluse auto või rallikatuse auto hommikul teeb kiiremini kui Evans hommikul, vaatad, opa. Et oli nagu põnev võrdus oli. Ja hattad lappama, kas see on sama tee, mis seal toimub ja siis mis tuleb välja vaikselt. Mingi põnevus hetke tekkis. Ei, ma ei tea, neutraalne. Ega Kesk-Euroopas oli ka, küll oli lõik see. Ainult üks katse keskmine lõik oli sama. Aga ei, ma ei tea, ma olen neutraalne. Ei häiri. Mulle meeldis, ma ütlen ausalt, mulle meeldis, et kui tahetakse neid mingeid sellised linnaratseid või asju või midagi teha inimestele, siis vaida fat not, et teeme seal ratsesse korrada vähem reisimist, vähem autode ümberkõllimist. Ja publiku jaoks muidugi. Publikul ühes kohas, seal oli ka vist oli see insenerid ja mehaanikud olid kohe selle testikatse kõrval, et ei pidanud kuhugi teise otsa sõitma ja kolmandasse kohta, et väga lihtne. Kiidame heaks, aga lähme siis vaatame selle rallile otsa. 2022 võitis selle Thierry Neuville, 2023 Elfyn Evans, 2024 Elfyn Evans. MM-sarja liider on Elfyn Evans. Evans, 2 fakti, lihtsalt fakt, et Evans on viimasel 6 asfaldietapil lõpetanud poodiumil ja Evans pole tänavu 6. kohast madalamal lõpetanud. Teeme siis 2 küsimust. Vali ise rumale sa esimesena vastad ja teisena. Et kas on mingil määral võimalus, et Evans muudab oma taktikat ja läheb seekord vajutama või ta on pigem see, et ma võtan selle 4. koha vastu, ma lähen omas tempos sõitma 4. kohale ja kui sellega saab 2., 3. hästi, kui ma olen 4., 5., pole hullu. Ma tulen niimoodi maailmameistriks. Kas sa arvad, et see lähenemine nüüd on ratsetapp, mõnes mõttes nüüd ei ole aega kuskil tagasi hoida, peab paugutab minema, aga kas arvad, et ta läheb paugutama? Ma arvan, et ei lähe. Jaapan on selleks väga halb koht. Esiteks. Ja teiseks, kui ta tuleb ka siis võtab 4. koha, siis ta on üpriski heas positsioonis, kus minna Saudisse. Ja seal on, kõik on ühe pulga peal, esiteks. Teiseks ta on kindlasti ralli, kus on turvalisem pajutada. Jaapan on väga halb koht, kus minna 100% kõike võtma. Miks? Väga keerulised katsed, keerulised olud, puude all, lehed, libedus, kraavinurgad on väga sellised, et kuskilt nagu väga välja toetada ei saa, kõik võib juhtuda. Tuletan meelde eelmise aasta Oti väljasõita, kus ka oli päris vihased sellised künkad teepervele ääres. Plus on sügiseks on meil, testi/esimene ratse polnud muidugi hea, ta oli selline tavaline park, mitte sõidutee, aga seal oli ka lehti ja rõitis ja meil on sügis käes. See on libe. Et seal on ikkagi selline soem ilm kui Eestis, aga selline näeb ka 20 kraadist 20 kraadi ja rõitjari seal on ju sügis ja vihmal lubab ja rõitja. Aga kes kindlasti nendes oludes läheb sõitma on ikkagi Sebastian Ogier. Ja näitas ka Kesk-Euroopas, et tal on suht savi, et ta teab täpselt, mida nendes oludes teha. Kui mul Evansi kohta mingi küsimus nüüd läks meelest ära. Nojah, mis seal ikka, lähme Ogier juurde. Mul oli teine küsimus ka, sa nüüd läks. Ma mõtlen Evansi kohta selle välja, ära vist. Ma vaatame jooksvalt. Ei olnud oluline. Ogier, jah, MM-sarja teine mees, Rovanperaga võrdselt punkte. Ogier puhul, kas see, et teist aastat järjest ei, ma teen Ogier ja Rovanpera võtan korraga seekord. Ogier eelmine aasta Atras ka ütles, ma tulen tagasi.
noh, ma ei võta hooaja algus, ma ei võta nüüd nii tõsiselt, siis ma teen tagasi hooaja algus, kui pingeid ei olnud, Paulus ja kohe, kui okei, ma hakkan ma lähen nüüd tiitlit võitma, mõistad sa. Ja siis kohe hakkas see juhtuma, väiksed apsud siin-seal, okei, eelmine Kesk-Euroopas juhtunu ei olnud küll tema süü otseselt, aga just on selline, nagu on jäänud mulje, et tal paneb endal ise pinget peale, sest temal on see ikka kinnis idee, mul on nüüd, ma tulin välja, ma tahan seda tiitlit. Versus Kalle Roompere, ma arvan, täiesti savi. kas see, ma arvan, et esikolmikus, ma arvan, üks mees, kes sõidab täiesti ilma pingeteta, on Kalle Roompere. Ma sõitsin eelmine... Ei, tead, üks pinge tal on. No. Kael on kange. Kael on kange. Aga ma eelmine nädal sõitsin vormeliga, järgmine nädal lähen vormelit testima, ma siin vahel teen rallit. Ja kas ma tulen, lõpetan 3. teisena, esimest täiesti savi. Ma lähen vormelit sõitma, ma täidan oma teise elu. Ta on ammu oma mõtetes sellest WRC karussellist väljas juba. Aga kas on, võtab Roompere puhul, alustame Osiest. Kas see Osie on pinge peale pand ja see natuke on tunda, kas see on ainult mulle tundub või seal võib olla mingi uba? Ei, võib küll olla, ega tegelikult kui me vaatame ka ajast tagasi, siis ega ta ei ole ju oma Toyota või selle Volkswageni ajal, Citroeni ajal, seal olid teised jutud natuke, aga ta ei olegi sõitnud see konkreetse pinge all, on ju? No on välja arvatud see koroona-aasta, kus viimane etapp vihmaseks ole. Et seda on, ütleme, nagu kogu selle karjääri jooksul on seda üpriski vähe olnud, et ta on alati saanud mugavalt sõita. Aga tõesti, selles mõttes, et kui nüüd on poolik hooaeg või jätab midagi vahele, siis loomulikult see läheb nagu ülipingeliseks asi punktidega ja siis mida me olemegi näinud? Ongi see, et kui ta jätab oma, ei tea, ütleb, teeb poolikut hooaega, siis poole hooaja pealt otsustab ümber, et ma ikka tahan täis asja panna, on ju. No ongi keeruline. Aga see, et ikkagi Osieril ka tekib pinge peale, on ikkagi täitsa, me näeme, et see on inimlik ja et ta ei olegi mingisugune erakordne tegelane, on ju, et see võib kätte maksta igal juhul, aga ma arvan, et ta seda on nüüd saanud viimasel ajal päris palju maitsta seda mõrumaitset selle asja juures ja ma ennustaksin, või tähendab, ma julgeksin ennustada, et siin sellist sõiduviga, kui sellist ei tule ja pigem võetakse gramm maha, et siin pole nagu veaks ruumi enam, et siin on 2 varianti, et kui tuleb viga, siis on tiitel läinud, kui viga ei tule, siis on Saudi-Araabias kõik laual veel. Aga Roompere puhul ma arvan, et ta sõidab suht pinge-vabalt. No Kesk-Euroopas nägime ka jumala rahulikult. No. Kas see pigem, kas Jaapanis on see pigem hea või halb? See on sõitja. Kas see, et kui sa mõtled enda karjääril, sa oled selline, peaaegu Kalle Roompere olnud. Kas see, kumba sul nagu sõitsid, laiast astus, et kui sa sõitsid, et seal oli see pinge, et kui ma pean tulemust tegema näiteks. Kas see mõjus sulle pigem hästi või halvasti? Kas see pärsib sõitu või see pigem nagu mõjubki, oled 101%, leiad selle viimase keskendumise või pigem on see, et seal kuskil peab jääma sisse see, ma ei tea, mis see sõna, loll sõna, mingi voolavus või selline vabadus ka. Minu puhul ikkagi pigem ei mõju hästi. Et kogu aeg võib olla liiga palju mõtteid ja võib olla ühesõnaga analüüsid kõik üle, kõik ka video vaatamised ja see läheb niikuinii, mida seal juba tehakse nii palju, aga liiga detailidesse võib-olla, mis ei ole nagu ühel hetkel enam oluline ja hakkab pärssima seda, et ma ei tea, unetundide arvelt liiga palju teha, et sa võid küll rohkem tööd teha selle nimel, et oma, ma ei tea, eesmärki täita, aga teistpidi see tuleb millegi arvelt, ehk siis kas lõpptulem aitab kaasa või ei aita, see on juba iga ühe isiklik teema, aga minu isiklikult ma ütleks et see pinge peal on ikkagi keerulisem. Ma tahtsin Evansi puhul, just vaata, on selline loll asi, ma arvan seda, sa mingite sõitjate puhul nagu Ossier, võib-olla Evansi puhul nagu öelnud läbi hooaja, et ühe korra peab midagi juhtuma. Ühe korra peab tulema suurem aps, ühe korra peab kuskil, ma ei tea, rehv minema tõsisemalt, et ühe korra peab ikkagi midagi, masin katki minema, see on võib loodisem. Selles mõttes nagu ma ütlesin, et Evans on igal etapil vähem 6 olnud. Ta on kõige kehvem ongi tal terve hooaja peal ongi Eesti ja Portugal, et kus ta oli nagu 6. Aga samas nagu midagi suurt tal juhtunud. Kas see statistik, kas ta võibki nii hooaja läbi tulla, et tal juhtu mitte midagi? Osiel nüüd juhtus. Selles Osiel puhul oli ka jutt, et tuleb ja perfektne, kuskile rehv hakkas tühjenema, jälle nii väike pisiasi, eks ole. Et rehv hakkas tühjenema, õigel ajal mingi andur ei andnud teada, puum seal ralli, kus
laias, no teda vist ei oleks päris maksimumi võtnud, vist Rovanperas ära, no laias laastus oleks saanud 30 punkti, sai 10, 20 punkti läks see murdosa sekund maandumisel läks ref ja sa ei saanud teada ja 100 meetrit hiljem olid, eks ole, põõsas ja rõik. Evansil vaatad seda perfektset rida, polegi ühtegi asja olnud, kas sa usud, et võibki mees sellise hooaja teha, et mitte midagi juhtub. Sest et Neville'il tuli ka sisse ikkagi eelmisel aastal. Sardiinias, just. Ma praegu vaatasingi, et kui Neville'il oli ja kus see oli. Ja eks ole, Rovanpera tuli maailmameistriks siis Soomes, reeras masina vist üle katuse ja Rovanpera, kui veel tuli meistriks, siis juhtus enne seda juhtus ka midagi. Et see mõttes, et sellist perfektset hooaega ju, kas me võime näha siin ajalooliselt head sõitu? No jah. Ja küsimus, see mõttes, et see on... see vabalt võib olla, aga lihtsalt kui me lähtume ajaloost ja statistikast, siis protsentuaalselt on see niivõrd väike võimalus, et Evansil ei ole ju mitte ühtegi, kõik on vähemalt 6. kohaga ära tood. See tundub nagu raju statistika tegelikult. Aga see võib tähendada seda, et siin rallil ta võib-olla tuleb nagu jälle oma vana strateegiaga, mida ma just rääkisin, kindla peale, ei sõida võidu nimel, võib-olla korrapära 4., võib-olla korrapära 3. koha. Aga siis on Saudi Araabia, kus läheb tegelikult tiitli peale sõiduks. Ja me oleme näinud tegelikult Evansi ja Ogieri tiitlivõitlust aastal 2020. See oli ma arvan, see mees enne Saudi Araabiat on ikka sama tihe seis. Saudis tõenäoliselt sellisel puhul ma ütleks, et Saudis Evans lõppu ei tule. Kas, ma teen nii kaua sellist, ma ei valmistanud seda küsimust ette, seda tekkis mul oma peas, ma võtan läbi kõik hooajad ja ma otsin inimese, kes ei katkestanud kordagi maailmameister. Näiteks ma olen jõudnud Ott Tänak, eks ole, katkestas 2 korda. Jah, et ma jõuan sinna, nii kaua sa räägi mulle ja kuulajatel, ma kuulan sind ära mõnetse, et kas üleüldse Hyundai'l sa näed mingit võimalust sellel rallil tulemust teha? Võtame faktiliselt Tänak, Neville, oskuste poolest Neville on, see on Neville'i ralli, olgem ausad, selles mõttes, et kitsad tehniliselt, kurb. See on see ralli, kui ma arvan, kõigil oleks täitsa võrdsed autod. Ma arvan, see on üks etapp ma arvan, oma olemused, kus potentsiaalselt Neville võiks olla keegi eelmine aasta oli ju sisuliselt ikkagi auto oli ju hea, Oti, kes me nägime, auto oli hea. Aga Neville oli 6, muidugi ta oli tiiti peal, tal see jälle teine jutt, Keeruline öelda, et kui keegi, siis kes, et võiks jälle mingisuguse sarnase paralleeli tõmmata, et Ott on 2024 autoga, mida tuntakse paremini veidi, mida on võib-olla mugavam seadistada, et Ott võiks olla see, kes suudab selle autoga tulemust teha, samas mine tea, võib-olla just Formaa on nagu hoogu täis, nagu tegelikult esimestel päevadel ta on olnud, ja tahtmist täis ja kõik nagu on olemas, et tulemus ära vormistada, aga väga-väga keeruline saab olla, eriti seda Kesk-Euroopa pealt tulles, kus ma arvan, et nagu mingid lõigud ja mingid katsed võivad olla päris sarnased Jaapaniga. Aga me ei näinud Kesk-Euroopas sisuliselt 2 katset äkki oligi, mis Hyundai'le enam-vähem sobisid ja rohkem seal suurt midagi ei olnud, et kahjuks ma ei tea, ma ei julge kuidagi arvata, et seal midagi erakordset tuleb. Ma leidsin üles mehe, kes tegi selle triki ära, aasta oli 2010, Sebastian Loeb, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vist oli 13 kiiruskatset. Ka rallit. Rallit, 13 rallit, 12 lõpetas esikolmikus ja Jaapanis läks asi aia taha, oli 5 ja see oli ta hooaja rihvam koht. Edestas Jari Patti Latvalat umbes, päris 2 korda ei olnud vahe kalendriga, et see Loeb 2010, et me võime näha midagi sellist, mida tegi Tippa ja Loeb Evansilt. Päris huvitav, jah, aga see annab päris sellise võib-olla huvitava perspektiivi mõne sõitja juures, et äkki peaks ka nagu strateegia peale aasta alguses mõtlema, ärme hakka lammutama kohe. Seda peab ütlema edasi, või seda, et Kaspar Ruusi, et küsiks, tegelikult see on huvitav, et kas Evans, kas see tänavune hooaeg, miks see on nii läinud, kas see on selline asjade kokkusattumus või see oli ikkagi sihilik lähenemine, hooajal sõitis rallisid, et kas see peale seda tuli, kas on lihtsalt, polegi olnud, et masinaga nii sõber või olnigi otsustas, et kui ma üritan niimoodi, et ma toon igal etapil, et
umbes 3. tulla, et see eesmärk on tulla 3. et siis ma ei pinguta üle ja tuli ära. Arias, Hyundai juurde tagasi, et kui sa pead panema raha, et kas Toyota saab kolmikvõidu või üks Hyundai lõpetab, ütleme, teise või 3. Mitte ei võida, vaid lihtsalt lõpetab teise või 3. Kumb on sulle tõenäoliselt? No räägime koefitsientidest, palju tagasi tuleb? Ei, ma arvan, need on täitsa 50-50, see on... Ei, kolmikvõit igal juhul. Julgeks panustada ainult kolmikvõidu peale. Ma ei julge panustada selle peale, et Hyundai 3 sisse tuleb, aga ma väga ootan, et see üllatus tuleks, sest see teeks päris põnevaks asja. Ja olgugi, et Ott Tänak esimesel katsel oli ju teine. Jah. Aga no see oli, ta ise ütles ka, et see on Miki Hiir. No jah, 2,7 kilomeetrit, et see ei ole mingi kiiruskatse. Aga sellegi poolest. Ei, lahe oleks, kui tuleks tõesti, ma väga-väga tahaks näha seda. Aga ja seda enam oleks äge, sest ma arvan, et mitte keegi ei oska ega julge väga seda loota. Tänak eelmine aasta me möönma, ta oli vist täitsa esimene oli pühapäeval. Pühapäeva hommikul esimesel kiiruskatsel läks liidrina. Ja sinna... virtuaalselt oli Hyundai ju tootjate arvestuse, see on see, et jah, et see oli valus. Oli valus, aga samas Tänatul oli veel lootust toona, eks ole. Ja mitte sellist lootust nagu praegu, et sul liidriga on 50, et mis ütleme ausalt, et see oleks aegad oli suurem motospordi ime, kui Tänak siit tiitlile tuleks. Mis oleks käige muidugi, et juhtuks. Ma ei tüüta, et pühapäeval vist peaks kõik autod, et 3 toetab põleva minema enam. Siis sa teed 35 punkti tagasi, teised saavad 0 ja saad ikka MM-sarjast oleks 4 enne viimast rallit, et see lihtsalt perspektiivi panna, et ta ei kärbiks maha, ta oleks Evansist, ta oleks ikka 15 punkti maas sellisel juhul. Neville'i osas ei oska vist midagi öelda. Nevill, nagu Rasparuus ütles, et küsit veel eraldi, ütles ka, et küsiti seda vana hea, et hommikul seda kiiruskatse lõpus seda, et vana hea, kas lähed siin esikohale sõitma, sest ma nii lolli asja enam ei küsikski, et ma tulin siia rohkem, et proovid selle auto kuidagi, et tahad saada head tagasisidet, inseneridel oli vist see sõna, et ütles, et laias just tahad sõita puhtalt, et see on ainus asja. Tegelikult on see olukord hästi crazy, kus me olime eelmine aasta Jaapanis? Hyundai juhtis rallit, sõitjate maailmameistri tiitel ja tootjate maailmameistri tiitel oli sõrme otsa kaugusel. Et nagu täiesti crazy, kus me tegelikult oleme tulnud. Nad tahtsid see tootjate tiitl ainult selle pärast, et neil 2 meest võitlesid MM-tiitlist. Tegelikult oli. See mõttes, et oleks see vahe natuke suurem olnud, Tänak poleks läinud hullu ajama, et tegelikult ainult selle pärast. Mis? Teeme siis... Kas vana hea, et on sul vahepeal, kuidas saab aasta nii palju muutuda, kas asi on rehvides, on see selle maha võetud hübriidajamis, millega ei saa, palju sa mõtled sellele, kui sa seal vaatad Lääne-Virumaal atmast välja loojuvat taevas, palju sa mõtisled selle kallalt huvitav, et tead, ma olen üks inimene, kes ei mõtiskle absoluutselt ralli teemadel, kui ralli ei käi. Ma arvan, sellest on kõik jõulaid aru saada, et sa oled mees, kes ei mõtiskle elus. Ma tegutsen ainult. Ainult tegutsed. Takamoto Katsuta. Kas usud? Usud sa midagi suurt? Absoluutselt usun. Täiesti kõlab võib-olla uskumatult, et ma usun Takamoto Katsutasse see kord. Ja usun seetõttu, et see Jaapan on tal ikkagi viimastel aastatel nagu väga hästi sobinud. Teiseks, kohad, siis ma fikseerin ära 3., 5., 4. Järjepanu. Ja mõtte ja sa ajasid mul sassi nüüd. Ühesõnaga, et kehvad hooajad on olnud mõlemad eelmine aasta ja see aasta, mis ees on olnud ja kuidagi see enese tõestamise koht on jälle meeskonna ees. Ehk seda, ütleme nii, et seda vurtsu nagu mehel sees on kindlasti, et nagu tahab minna võidu peale sõitma. Ma usun, et ta on kiiruslikult võimeline selleks, aga kas seda ka ära kuidagi vormistada, ma usun, et poodium kindlasti on väga realistlik tema poolt. Kas ta suudab selle nagu olukorras, kus tegelikult sõidetakse tiitli peale, ka sinna vahele kuidagi ennast panna? See on juba küsimus, et me teame, et Ogier, Ravampera, Evansit ma ei maini praegu, et need 2 lähevad seal ees ikkagi nagu selgelt viimast võtma. Aga kas Katsutal on nii palju seda vurtsuses, et ta suudab tiitli heitlejate vahel olla, vaatame, aga eks seda näeme, aga top 3 kindlasti julgeks panustada. Ja Bayer, Formula, Munster,
McDurlan, kas on sellest nelikust midagi uut öelda, era vist ei ole. Nad on M-spordist, ma ei tea, ralli oli kestnud 2,75 kilomeetrit. Mul oli juba M-spordi meestest kurb, juba raadsid seal, McDurlan on aeglasem kui ralli kahed. Ta jäi kaotas Solbergile, millest me räägime. Vaatasid seda, juba ralli mõistes kalendriga on ju 3 sekundit. Raadsid... Selle pealt peaks tead, mida tegema või? Nii. Ütlema, tegelikult oleks pidanud seda juba enne Jaapanit tegema, võib-olla okei. M-sport oleks pidanud ütlema, poisid, me ei tule ei Jaapanisse ega Saudi, me hakkame ehitama 27 aasta autot. Kus sa seda raha võtad? Kõik ei ole sellised edukad ärimehed nagu sina. Lepid kokku nende 2 poisiga, Munsteri ja McCurlaniga, et kuulge, investeerime parem selle 27 aasta autosse, davai, lähme, teeme korraliku auto, saate ka võib-olla poodiumi peale. Ja nii on. Ralli kahes eestlasi ei ole kahjuks, see mõttes kohe on nagu, ralli kahest on miskipärast, ma saan parandada mind, on rodul see, et Solberg on juba maailmameister, mida sul siin ainus asi, mida ma tean, on see, et Greensmith võib teise koha võtta, aga kellest ta eespool peab olema, seda ma enam ei tea. No see on nii keeruline. Seal peab, ma isegi, et see asi lahti võtta, hakkad seda arvutama, ma pigem kuulan neid telekast kommentaatorid, et nad arvutaks mu eest ära selle asja. Ma ei tea, kas ta saab teiseks, võib-olla kolmandaks. Kolmas, sest see Rossell on temast... Kuskil intervjuust ütles, et ta võib veel teise koha saada. 1, 2, 3... okei, tal on 2 rallit veel teha. Saudi ka, jah. Saudi ka, et tal on vahe Rosselliga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jah, tal on 2 ralliga vaja Rosselliga tagasi teha 42 punkti. Mis on tehtav? Tehtav. Aga see tähendab 1 rallivõit, 1 teine koht. Ja siis tal on, siis on olemas. Nii palju veel ralli kahes, kui räägime, siis vist kinnitati ära ka sõitjad või? Vahepeal Lants ja järgmise aasta Gräzin ja Rossell siis sõidavad. Ehk siis vähemalt on mingi uus auto. Jah, Gräzin siis läheb. Et Citroen küll kaob ära, aga vähemalt visuaalselt midagi uut. Muidu Gräzin sinna tõmmati, aga... Ja pole, ütleme jah, pigem oleks midagi muud arvanud. Gräzin ei ole selline noor ja põnev lihtsalt selles mõttes. Aga võib-olla läheb Rondi selline, kindla peale mehed. Et võib-olla teistpidi mõttes, et kui sa ütles, et me tahame järgmine aasta tiitlit võita, kindlasti. Minu esimesed variandid võib-olla oskuste või kogemuste poolest oleks ka Rosselli Gräzin. Jah, sest kui sa võtad, et Solberg on läinud eest, Greensmith pigem mitte, pole väga... kes seal veel on eesotsas... Nende ees järel, eks ole, on Korhonen, kuulus Tapra, imekombel Pirves, Solans on põnev mees ja siis aga jälle pole... Kajatanovitš. Ühesõnaga nendest meestest, mis sa nimetasid, keegi pole ilmselt selline kindla peale kõrgete punktide tooja, kellega võiks tiitli peale sõita, aga ma muidugi Gräzin on kindla peale punktide tooja või? Pigem on? On. Ta on ikkagi ka täitsa. Et ainus asi, mida mina siin põnevusega jälgin, loomulikult Heiki Kovalainen. See on ainus asi, et... Juri Yamamoto, Hiroki Araid, need kõik äredad mehed, aga ma ütlen, et Twiderisest ralli kahest on selline toss välja läinud. Õnneks Saudi-Araabias on meil natuke põnevam jälgida, Robert Virves on kohal. Jah, kiired eestlaste jutud ja eestlaste nurk, mis vahepeal juhtunud on Jasper Vaher. Kas on kinnitatud või ei ole? Ei ole. Kaspar Ruus nägi ka seda, ma tean, ma võin rääkida, Kaspar Ruus nägi ka, Soome meedia on räägib sellest, vaata, vauhtin maailma. See on siis kiiruse maailma. Kui sa soome keelt ei oska. Noored inimesed ei oska. Et tõmbas ka mõned õlled all või need longerad alla, siis ma räägin. Tõmbas ka tõne peale, vaata, et no nii, mis värk on ära. Vaher ütles, et ei saa öelda mitte midagi. No siis on ilmselt, jah. Siis on. Sellega Vaher kinnitas. Ma ütlen, see on päris huvitav lihtsalt, et mõnes Toyota noorteprogramm huvitav selles peale, see on need jaapanlased seal täristavad. Jaapanlased täristavad ralli 4-dega Euroopa sarjas. Siis valitakse välja 2 venda igas satsis, kes siis lähevad ralli 2-dega MM-i sõitma. Siis lastakse neil paar aastat tõmmata seal, kuniks kas mõlemad langevad välja või ühega jätkatakse. Mingi siuke loogika seal siis on. Isest lahe, sest ma arvan, et Jaspar nende japsidega võrreldes kindlasti on nii palju hea, et ta saaks selle ralli 2 võimaluse. Jah, see aasta siis olid seal Hikaru Kodure ja Yuki Yamamoto. See mõttes, et teistmoodi lähenemine või teistmoodi asi, kuhu ta jõudis, eks ole, et sealt pole ükski
ei tee rassistid, ükski mitte jaapanlane, ma ütlesin, et tahtsin pilusilme öelda, sain aru, sai viimase lihtsa sõna otsas kinni, et ei ütle pilusilme, ükski jaapanlane ei ole öelnud, et selles mõttes, et et kui ta on, eeldusel, et on põnev. Kunagi kusjuures... Ma ütlen, ma öelda nüüd, et sellist, et jumala eest, et ma ütlen ka, et Jasper ei ole ju see, kellel on, ma ei tea, isa ei oma kaubandusketti või mingit rahvusvahelist ettevõtet, et seal on see, jumala eest, et kui ta saab... Piiratud eelarvega. Jah, saab kuuri programmi sisse, seal näitab, et on kiire mees, et see tundub olevat selline päris äge teekond, et sellist pajarit teha näiteks. Jah, muidugi, absoluutselt. Mis ma tahtsin öelda? Läks meelest ära. Tahtsin seda öelda, et kunagi ju tegi Hyundai ka. Oligi sisuliselt vist kutsuti sõitjad kokku, Karl Kruda käis ka ja tõmmati vist 2 päeva testi asfaldi peal, kruusa peal ja siis valiti võite välja. Minu mäletamist mööda, kui ma seda kõike, sest väike draama oli seal ikkagi, Karl oli selgelt vist kõige kiiremalt, aga mingi teema seal oli, et kes selle võitis siis? See on hea küsimus. Ühesõnaga, ma ei tea, kui Rauno Paltser peaks meid kuulama, siis Rauno kindlasti teab ja mäletab. Kui ei, siis ma küsin talt üle, äkki homme saab rääkida sellest. Ühesõnaga, Hyundai ka kunagi tegi, kui need tulid ja suure hooga ja vägev, davai, noored, tulge sõitke Rally 2-ga, pärast saate veel, või siis oli nagu R5, et pärast saate veel Vertsuga ka panna, aga see, nüüd pole miskit järgi enam sellest. Kas see oli aasta 2004, kes kanti võis olla? Jah. No siis see võis olla, kes seal sõitsid aastal 2014. Ma patun nime, et Juho Hänninen, Chris Atkinson sai peale ja Brian Bouffer. Ei, see oli hoopis keegi... Siin rohkem päris Kevin Abring sai 2015 paar sõit. Ja mäletan, siis ta testis seda. Tema arendas selle R5 ka välja, Abring. Päris huvitavad nimed, kellest pole nii ammu midagi kuulnud, et mingi aeg olid nagu täitsa nagu kõva värk. Jah, Kevin, on, eks ole. Aga mis siis veel? Jürgenson vahepeal sai Briti selles Cambrian rallil, sai teise koha. See oli kõva. Minu meelest Jürgenson oma Briti sarjaga on tegelikult minu silmis end ära tõestanud. Ma teen teistselt olla. Mitte, et selles mõttes ma nüüd oleks paha inimene, aga ma ütles ka, seal ei ole konkurentsi. Ma lihtsalt, et oleks olematu konkurents, mis sa need ikka näitavad. See on see koht, kus sa lükkad mu arvamust ümber. Ma üritan nagu lükata ja ma üritan nagu, et ma ei viitsi nagu kuidagi anda teada, et ma nagu väga viitsi ka ümber lükata. Ühesõnaga, ma ei tahaks öelda, et konkurentsi ei ole. No sul on esikolmikusse lõpetas Max McRae, Robert Jürgens 3. mees oli Marion Evans. Ja. Me ei ole... Ei, seal midagi on, me ei saa öelda, et nad üldse ei sõida, aga pigem on see, et tundmatud olud, sul ei ole videoid, mille pealt katseid õppida sisuliselt. Nagu MM-il sa lähed nii-öelda tundmatulesse rallisse, aga sellele eelneb mingi 100 tundi videote analüüsi, siis sa oled nagu igal pool olnud varem. Et minu meelest sellega ta ikkagi nagu minu silmis tõestanud, et vahet ei ole, mis need MM-tulemused on, et ta selle hooaja, nii hea hooaja tegi, see on kõva sõna ja asfaldi peal samamoodi sõitis, et lahe. Ja mis siis edasi midagi ei olegi, et mida muud põnevat ei ole? Kuule, muud rohkem vist ei ole Saudi-Araabias, Viirus sõidab Saudi-Araabias, et siis on vähemalt seda rallikahtina võimalik vaadata. Täpselt olemegi sinu ajalises piiris 53 minutit. Ma ütlen, see Virves puhul, ma ütlen muidugi seda, et oletame, kui siin Reasin on peaaegu ametlik, siis ootaks nüüd seda Totspordi kinnitust, et Virves järgmisel hooajal sõidab. Ma arvan küll, et sõidab, sest ta on teinud ülihead tööd, et isegi algus oli keeruline, siis minu meelest oligi see hetk Sardiinia äkki, kui Totspordis tuli info, et sa pead 100% lõpetama, sai kalendriga, aga lõpetas ja pärast seda on minust näinud kuidagi väga, väga hästi see, et tubli on minu meelest ikkagi öelda, et vahet ei ole, et see algus raske oli, aga ta oli ka esimest korda selles situatsioonis, kus ta sisuliselt on tehase tiimi sõitja. Jah, ja tal on võimalik siis ikkagi hooaeg Saudi-Araabias vist 3. siis lõpetada. Hooaeg rootuvõttes. Paljud asjad. Väga sõna. Muidugi kui peaks, aga ma arvan, et see ei pea, ilmselt nad ise ka ei jälgi, et see ei ole mingi eesmärk oma ette. Teeme siis lõpetamise ennustust nagu tavaks. Hakkab peale. On lihtne. Ma ütleme siis järjest, et võitja mina ütlen Kalle Roompere. Mina usun pindjavabasse sõitu, ma usun, et
Onri ta tulebki ja tal on savi ja ma miskipärast usun, et see kuidagi toimib siin. Jaa, ma arvan ka, aga ma siis ütlen ikkagi vastu, et Sebastian Ogier. Okei, ja mul on Ogier teine. Mul on Kalle siis teine. Et nad tunduvad olevat sellised mehed, kes kuidagi on nagu hetkel, kui Evanson MM-sarviliider, me jätkuvalt ei usu. Ma arvan, see hooaeg lõpebki nii maailmameister, me ikka räägime, et Ogier ja Roopere tänad kõik on paremad mehed. Kuule, kas Evansik oli stardis või? Õune. Kolmas. Minu poolt siis Katsuta. Ma pean siis Evans. Ma usun, et Evans teeb MM-tiitli tuleb nii ära, et ta paneb oma klassikat. Ja neljas? Neljandaks Evans. Okei, mul on Tanat. Just mul on Katsuta on 5. No ma ütlen, Annars Jubel, et see ei tuleks selline Toyota ralli. Jaa, tahaks küll, jah. Sest ma ütlen, et ka minul tuleb see, 3 minutit möla ja mina proovisin blogid öösel. Ma tean küll, kellele ma blogin, ma eelmistes aastas mäletan ka, et need reede õhtused ja need on vaata inimesed, kes on väljas, tahavad teada, kus see ralli läheb. Seal on isegi blogi loetuks, ei saa öelda, et ärme tee. No ikkagi, kui sa oled seal Tantsis kell 2, siis sa tahad ikkagi teada, kuidas Tänatul läheb. No sina, ma tean juba, et sa tahad teada, kuidas läheb, et see hommikune osa on neile ja siis tulevad, eks ole, need järgmised inimesed, kes on hommikul ärkavad kell 6, kell 5 varajased, nagu sul seal puted ja ranad ajavad üles Lääne-Virumaal, siis on vastupidi, et sa tead, et seal sa näed, et see luremine on, et kuskil, et on sul 3-4 aed on selline, kus sa näed, et üksi loll siin. Aga me nüüd läks täitsa ma ei saa nagu, miks sa sellest räägid praegu, et kell jookseb. Jaa, ma tahtsin öelda, et see on põhjus, miks ma loodan, et ei ole Toyota ralli, et inimestel oleks ikkagi põhjust lureda, kuidas Tänakul läheb. Et kõige hullem asi on see, kui see teeb siin Granaaride ralli, siis ma teen seda põhimõtteliselt ise endale ja ütleme mingi, ma arvan, 20 ultra ralli fänni, kes ei saa telekat vaadata, et see on karm. Ja sinu pool siis saan aru, et 5 päeva suure päevani. No vaatame jooksvalt, jah. Et eks ma annan siis teada. Jah, et võib juhtuda, et oled saatasemel sünnitusmajas ja saab ja ma saan tehtud ikka, et esimese lapsega sai ka sünnitusmajas tehtud saadud. See on ülibänder või naine tarjub kõrval ja siis niimoodi, nii rajult ma panema ei hakka. Siis oleks hea, ühel pool sulle sina tarju naiste, siis teisel pool see Ruus, kes on mingi 2 nädala jooksul mingi 10 tundi maranud, uimane, selline saade. Ja siis ma räägin, et on lootusi küll, aga ma ütlen, et kui me Tänatut ennust esigi, jumal annaks, et oleks esimesed märgid, et see Hyundai liiduks ja Just tavaliselt me ikkagi ennustame isegi sital juhul, me ennustame ta top 3 ära, vaata. Aga kui nüüd ei ennusta, siis äkki nüüd just ta tuleb. No eks ainus asi, mida me sellest rallist päriselt tahame eestlaste vaates on üks asi see Tänat ja Hyundai lepingut tahaks seda lootust arengut järgmise aasta selleks, et kuskil on pandud puusse miljoni eelarvega pandi kuskil kõvasti puusse ja nüüd on vaja see laeva nina karilt minema saada. See oli seekordne saade, sa lähed siis Lääne-Virumaale tagasi või? Ja. No võt, ja mina siis lähen tööle ja madama, et olla ööks valmis. Super. No nii, panen rulli peale, see oli seekordne saade, kuuleme taas reede hommikul siis. Ja, homme hommikuni. Homme hommikuni, tõepoolest, et kuulmiseni. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.